Sa oled justkui teinud kõik õigesti, sa loed oma kaloreid, käid usinalt trennis, aga sinu kehakaal ikkagi vaatamata sellele ei lange ja tervis halveneb. Siin on minu top 7 põhjust, miks see sinuga juhtub ja viimane on kõige olulisem. Alles 7. koht on seotud kaloritega, ehk siis sa sööd liiga palju. Loomulikult, kui sa hommikul istud maha sööma ja õhtul lõpetad, siis ülekaalust ja halvast tervisest ei ole pääsu, aga see on alles 7. koht. 6. koht, kemikaalid toidus. Oled sa vahepealt süvenenud, mis on tegelikult sinu toidus sees? Kemikaalid, säilitusained, paksendajad, emulgaatorid, kõik mõjutavad sinu hormoone ja keha ainevahetust. 5. koht, sa oled vitamiinide ja mineraalide puudusest, mis otseselt mõjutab sinu energiataset, ainevahetust kui ka söögisu. 4. koht, sinu mikrobioom on õnnetu. Kas sa teadsid, et sinu kõhus elab triljonid baktereid, mis mõjutavad sinu keharasva ladestumist, insuliini tundlikkust kui ka energiakasutust? 3. koht, sa magad halvasti ja oled stressis, mis mõjutab sinu hormoone, mis omakorda mõjutab sinu söögisu ning ainevahetust. 2. koht, sinu kehas möllavad madalatasemelised põletikud, mis on üks peamisi mehhanisme, mis põhjustab rasvumist ja ainevahetushaigusi. 1. koht, sinu insuliinisüsteem on tuksis. Insuliin on üks peamisi hormoone, mis reguleerib sinu kehas glükoosi kasutamist ja keharasva ladestumist. Ja kui sinu insuliin on pidevalt kõrge, on kehal üliraske võtta energiat sinu keharasvavarudest. Jäta mulle kommentaaridesse teada, milline nipp oli sulle kõige ootamatum ja nagu alati, kui sa tahad veel selliseid nippe, siis hakka meie kontot jälgima. Põlliskeskkonnas aitame sul kontrolli alla võtta kõik need 7 sammast, nii et tee endale 7 päevaks tasuta konto ja proovi järele.